Kui enamik lennukis viibivaid inimesi kannatab kitsaste istmete ja pikkade lendude all, siis on ka reisijaid, kes lennu ajal duši all käivad, päris voodis magavad ja 5 tärni toite naudivad. Ja mis veelgi üllatavam, nüüd on olemas ka reisilennukid, kus on privaatruumid, oma duš, 2 inimese voodi ja isegi isiklik ülemteenija lennuki pardal. See võib olla üllatav, kuid see on tõsi. On rikkaid reisijaid, kes on valmis mugavuse nimel kulutama suuri summasid. Seetõttu on ka mõned lennufirmad kulutanud miljardeid dollareid, et muuta oma lennuki sisemus luksushotelli sarnaseks. Aga ikkagi, kuigi selliste lennukitega lendamine on väga kallis, on see siiski okei, sest selles videos näitan ma sulle nende lennukite sisemust ja räägin ka sellest, milline on reisijate elu, kui nad lendavad selliste lennukitega. Alates Singapore Airlinesi ja Emiratesi privaatsviitidest kuni Etihad Airlinesi lendava korterini. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult ühte meeldimist ja palun telli ka meie kanal. See on meile, sisuloojatele, väga suureks abiks. Alustame siis. Number 10. The Residence Etihad Airwaysilt. See ei ole lihtsalt tavaline esimese klassi iste. Tegemist on tõelise väikese privaatse korteriga Airbus A380 pardal. See asub lennuki ülemise teki eesosas. Ja kohe sisse astudes ei tunne sa üldse, et oled lennukis. Sellel on oma elutuba, nahkdiivan, suur televiisor ja magamistuba on täiesti eraldi. Siin ei ole voodi kokkupandav iste. See on tõeline 2 inimese voodi. Kogu sviidil on ka oma uks, et keegi teine ei näeks sisse. Lennufirma sõnul on igal reisijal kaasas isiklik ülemteenija. Ja need ülemteenijad on spetsiaalselt koolitatud tuntud Savoy hotellis Londonis. Kui teised inimesed ootavad economy klassis tasuta vett, siis siin on sul inimene, keda saad käsutada, et ta valmistaks su voodi ette, serveeriks süüa ükskõik mis ajal või valmistaks ette isegi duširuumi. Jah, siin on duš. Tänapäeval on olemas lennukeid, kus sees on päris duš. Ja teatatud on, et The Residence'i lennud võivad sõltuvalt marsuudist ja hooajast maksta üle $20,000. Mõnikord sisaldab see ka privaatset autojuhti lennujaama, eraldi check-in-ala ja isiklikku saatjat kuni lennukisse sisenemiseni. Selle luksuse taseme tõttu ütlevad paljud lennunduseksperdid, et see on kõige lähemal lendavale hotellitoale. Ja praegu pole peaaegu ühelgi kommertslennufirmal võimalik selle tasemega võistelda. Number 9. Emiratesi esimene klass. Kui on olemas lennufirma, mis on saanud luksusliku lennureisi sümboliks kogu maailmas, siis on see Emirates. Eriti nende esimese klassi salong Airbus A380 pardal. Jah, neil on sama lennuk nagu number 10, samuti Airbus A380. Neile, kes ei tea, Airbus A380 on üks maailma suurimaid reisilennukeid. Lähme tagasi. Selle lennuki pardal on igal reisijal oma privaatne suletud sviit, liuguksega privaatsuse tagamiseks, väike minibaar, suur meelelahutusekraan ja iste, mis saab täielikult voodiks muuta, nagu magaksid päris toas. Salongi disainis on palju kreemiat nahka, puidust viimistlust ja kuldseid detaile, mis tõesti näitavad, et kogu kogemus on luksuslik. Aga mis tõesti paljudele meelde jääb, on pardal olev baar. Ülemise teki tagaosas on eraldi baariala, kus saavad aega veeta esimese ja äriklassi reisijad. Seal on baarmen, kokteilid, suupisted ning sa võid seista ja löögastuda samal ajal kõrgel taevas olles. See on nagu luksuslik baar, mis on lennukisse paigutatud, kuid nende duširuum on veelgi muljetavaldavam. Emiratesi sõnul on nemad üks esimesi lennufirmasid maailmas, kes paigutas täisvarustusega dušispa kommertslennukisse. 2 dušisviiti asuvad lennuki eesosas ja need on mõeldud ainult esimese klassi reisijatele. Seal on soojendusega põrand, suur peegel ja jooksev soe vesi. Samal ajal kui lennuk on peaaegu 40 000 jala kõrgusel. Kujuta ette, sa pesed end lennu ajal ja kuna selle inseneritöö on nii keeruline, on seda süsteemi lennuki sees väga raske teostada. Vett tuleb kontrollida, survesüsteem peab olema stabiilne ja iga lisaseade lennukis mõjutab selle kaalu ja kütusekulu. Seetõttu ei saa lennufirmad niisama lihtsalt sellist luksust pakkuda, kuid nad teevad seda, sest üliluksuslikus reisimises liigub väga palju raha. On reisijaid, kes on valmis kulutama väga suuri summasid ainult selleks, et pikkadel lendudel eriti mugavalt reisida. Ja tänapäeva lennundusmaailmas ei käi võistlus enam ainult selle üle, kellel on rohkem reisijaid. Nüüd käib võistlus ka selle üle, kes pakub kõige luksuslikumat kogemust õhus. Number 8. Singapore Airlinesi Suite Class.
On lennufirmasid, kes püüavad muuta reisi mugavaks, aga Singapore Airlinesi eesmärk tundub olevat hoopis teisel tasemel. Nende Airbus A380 pardal ei kutsuta nende kõige kallimat kabiini lihtsalt esimeseks klassiks. Nad nimetavad seda sviitideks. Ja sellel on oma põhjus, sest kui siia sisse astud, ei tundu see nagu lennukiiste. See on nagu privaatne tuba, on liuguks, on kõrged seinad, nii et sa peaaegu ei näe teisi reisijaid. Ja selle asemel, et iste muutuks voodiks, on tugitool ja voodi täiesti eraldi. Päris voodi tuleb sviidi küljest välja. On isiklik garderoob. On puutetundlikud juhtnupud valguse, meelelahutussüsteemi ja aknakatete jaoks. Ja lennufirma sõnul on nende 2017 aastal välja tulnud sviitide uus versioon, üks kõige arenenumaid luksuskabiine kogu lennundustööstuses. Woodil on kaubamärgiga voodipesu ja padjad. Mugavuskomplektis on kallid nahahooldus- ja parfüümtooted. Ja toik valmistatakse koostöös rahvusvaheliste kokkadega, et tagada eine serveerimine nagu peenes restoranis. Aga kõige erilisem omadus siin on mõeldud paaridele. Salongi keskmises osas on 2 kõrvuti sviiti, mida saab ühendada. Vaid ühe nupu vajutusega langeb nende vaheline eraldaja alla. Ja 2 eraldi voodit muutuvad 1 täissuuruses 2 inimese voodiks. Lihtsalt öeldes saavad abikaasad või partnerid magada tõelises voodis, kõrgel õhus, lennu ajal. Ja paljude lennundusanalüütikute sõnul on see üks kõige ainulaadsemaid omadusi, mille on loonud mõni kommertslennufirma. Sest varem oli selline lahendus ainult eralennukitel, aga nüüd saad seda kogemust nautida ka tavapärasel plaanilennul, kui suudad pileti eest maksta. Ja aruannete kohaselt on suiteklassi lendude hinnad vahemikus $8000 kuni $15,000 inimese kohta, olenevalt marsruudist. Aga ülirikaste reisijate jaoks ei ole see lihtsalt tavaline transport. Nad maksavad privaatsuse, vaikuse ja kogemuse eest, mida on tavalises lennus peaaegu võimatu kogeda. Seetõttu pole ime, et Singapore Airlines kuulub sageli maailma kõige kõrgemalt hinnatud lennufirmade hulka. Number 7. Q-Suite äriklass Qatar Airwaysilt. See on lennufirma iste, mis muutis kogu lennundustööstuse arusaama äriklassist. Sest varem oli esimese klassi ja äriklassi vahel tõesti suur vahe. Aga kui Qatar Airways tõi 2017 aastal turule Q-Suite'i, hakkasid paljud inimesed küsima, kas esimese klassi on üldse enam vaja. Sest ausalt öeldes on Q-Suite nii luksuslik, kuigi see on vaid äriklass. Igal reisijal on oma privaatne sviik liuguksega, täislama voodi, suur panipaik, söögilaud ja piisavalt ruumi, et sa ei tunneks end lennukis teistega liiga lähestikku. Aga selle kõige muljetavaldavam omadus on keskosa. Seal on 4 istekohta, mida saab muuta justkui privaatseks söögitoaks. Nende 4 istekoha vahel saab vaheseinad alla lasta. Ja kui seda teha, on teil lennuki sees justkui oma väike restoran. Sõbrad või perekond saavad lennuajal näost näkku õhtust süüa. Ja tol ajal polnud peaaegu ühelgi teisel lennufirmal äriklassis sellist lahendust. Selle tõttu olid paljud lennufirmad sunnitud oma äriklassi tooteid uuendama, sest nad märkasid, et mõned reisijad vahetasid lennufirmat Qatar Airwaysi kasuks, sest kogemus olevat seal rohkem oma hinda väärt. Lennundustööstuse aruannete kohaselt võitis Q-Suite pärast selle turule toomist ka mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Ja siiani üritavad paljud lennufirmad saavutada sama mugavuse ja privaatsuse taset, mida Qatar Airways on näidanud. Ka toit siin on peaaegu esimese klassi tasemel. Siin pakutakse mitmekäigulisi eineid, kallist veini ja šampanjat. Salongi personaliteenindus on samuti väga hoolikas. Kuid kõige olulisem, mida Q-Suite saavutas, on see. See tõestas, et maailmatasemel luksuse kogemiseks lennukis ei ole vaja ülikallist esimese klassi piletit. Ja just selle tõttu muutus lõplikult konkurents premium lennureiside tööstuses. 6. koht, Le Premier Air France'ilt. Kui teised lennufirmad tahavad paista futuristlikud või kõrgtehnoloogilised, siis Air France'i lähenemine on teistsugune. Siin tundub, et nende eesmärk on panna reisija tundma, nagu ta oleks kallis Pariisi hotellis, olles samal ajal lennukis. Ja just see ongi La Premieri kontseptsioon. See on Air France'i kõige eksklusiivsem salong. Ja mõnes nende Boeing 777 lennukis on kogu esimese klassi sektsioonis vaid 4 sviiti. See tähendab, et salongis on tõesti väga vähe inimesi. Nad ei kasuta kõvasid seinu, et iga sviiti eraldada. Kardin. Ja lennufirma enda sõnul on see meelega tehtud, et salongis oleks pehmem ja vaiksem tunne. See on rohkem nagu privaatne tuba kui kinnine kast. Kui reisija istub, kutsutakse teda kohe nimepidi. On olemas isiklikud pidžaamad,
on olemas sussid ja mida kauem lend kestab, seda järk-järgult muudetakse salongi valgustust vastavalt sellele, mis kell on riigis, kuhu te lendate. Kui sihtkohas on juba uneaeg, tehakse ka salongis pimedamaks, et kehal oleks lihtsam magama jääda. Kui maandumine läheneb, muutub valgus salongis jälle järk-järgult heledamaks. Just kui aitaksid nad su kehal juba enne kohale jõudmist kohaneda. Aga kõige kuulsam La Premiere'is on siiski toit. Prantsusmaal on peeneinestamine ja luksuslik külalislahkus nende kultuuri väga oluline osa. Seetõttu teeb lennufirma koostööd Michelini tärniga kokkadega, et koostada oma lennumenüüd. See ei ole tavaline lennukitoit, see on tõesti nagu peenrestoran. Serveeritakse käikude kaupa, leib on eraldi, veinivalik on olemas. Ja serveeritakse erinevaid prantsuse juuste, mõnikord isegi rullikärul nagu Pariisi tipprestoranides. Isegi nende šampanja on tuntud luksusbrändidelt. Ja enne lennu algust on esimese klassi reisijatel juba ligipääs La Premiere Lounge'i Pariisi Charles de Gaulle'i lennujaamas. Ja reisihinnangute kohaselt meenutab see pigem privaatset liikmeklubi kui lennujaama lounge'i. Seal on restoran, spa, privaatruumid ja vaikus. Ja see on väga erinev tavalisest lennujaama kogemusest, mida enamik inimesi teab. Seega Air France'i jaoks ei maksa reisi ainult reisi eest. Nad maksavad kogu atmosfääri eest alates lennujaamast kuni maandumiseni. Number 5. The Sweet First Class All Nippon Airwaysilt ehk ANA-lt. Kui on lennufirma, mis on tuntud ülimalt puhta, vaikse ja korraliku teeninduse poolest, siis üks neist on Jaapani ANA. Ja seda on näha nende esmaklassilises tootes, mida nimetatakse The Sweetiks. See ei ole silmatorkav, pole liigset kuldset disaini, pole liigset valgust. Aga just see ongi põhjus, miks paljud inimesed seda imetlevad, sest luksus siin ei seisne näitamisel, see seisneb mugavuses ja vaikuses. Suiti sees on liuguks, et sinu ruum oleks privaatne. Seal on suur iste, mis muutub täiesti lamedaks voodiks. On eraldi väike tool ja söögilaud. Ja kogu disain meenutab kaasaegset Jaapani hotellituba. Lihtne, vaikne vaadata. Aga tunne on väga premium. Tumedad puidust tiimistlused, puhtad jooned ja pole segast disaini. Ka nende toit on teistsugune. On olemas ka lääne stiilis toidud. Aga kõige tuntum siin on traditsiooniline Jaapani einestamise kogemus. Selle hulka kuuluvad erinevad väikesed road, mis on hoolikalt esitletud. Hooajaline sashimi, wagyu veiseliha, aurutatud riis ja teised Jaapani road, mida paljude reisianalüütikute sõnul peetakse üheks parimaks lennukis einestamise kogemuseks kogu lennundustööstuses. Jaapanis on neil kontseptsioon, mida nimetatakse omotenashiks. See tähendab külalislahkust. See tehakse siiralt südamest, ootamata, et külaline ise abi küsiks. Ja just selline ongi teenindusstiil ANAs. Meeskond on vaikne, ei sega reisijaid, aga tundub, et nad teavad juba ette, mida sul vaja on enne, kui sa midagi ütled. Isegi väikeste detailide peale mõeldakse hoolikalt. Alates pehmest Jaapani puuvillast valmistatud pidžaamadest kuni salongis kasutatavate voodipesu ja kõrvaklappideni. Ja enne lendu on reisijatel juurdepääs ANA Sviidisalongi Tokyo Haneda lennujaamas. Seal on värske raamen, sobanuudlid ja sakebaar. Ja tellimusel valmistatud toidud, mitte lihtsalt tavaline bufee. Lihtsalt öeldes ei püüa ANA olla maailma kõige silmapaistvam lennufirma. Nende eesmärk on muuta kogu reis vaikseks, mugavaks ja stressivabaks. Ja paljude sagedaste lendajate jaoks on see tõeline luksus. 4. koht, Cathay Pacificu esimene klass. Kui teised lennufirmad uhkeldavad kuldsete interjööride, kallite valgustite ja rohkete lisafunktsioonidega, siis Cathay Pacificu filosoofia on teistsugune. Nende jaoks ei pea luksus olema silmatorkav. Sa ei vaja liigseid trikke, et tunda, et reis on tõeliselt esmaklassiline. Mõnikord piisab vaiksest salongist, suurest isiklikust ruumist, heast voodist ja korralikust teenindusest. Ja just see ongi põhjus, miks nii paljud sagedased lendajad imetlevad Cathay Pacificu esimese klassi. Nende Boeingu 777 tüüpi lennukis on ainult 6 esimese klassi sviiti. Igaühe vahel on palju ruumi, nii et tunne pole kitsas. Seal on avar tugitool, mis muutub täielikult lamedaks voodiks. On suur meelelahutusekraan ja kogu salongi disain on lihtne. Tumedad värvid, metallviinistlus, rahulik ilme, pole liigset kaunistust. Aga just nii tuleb nende lahenduse elegants esile. See meenutab moodsat luksushotelli Hongkongis. See pole seda tüüpi luksus, millega sotsiaalmeedias eputada. See on selline luksus, mis lihtsalt rahustab ja lõõgastab sind täielikus vaikuses.
ja selline on ka nende teenindusstiil. Nad ei ole liiga lärmakad ega liiga jutukad, kuid salongi personal on väga tähelepanelik. Nad märkavad kohe, kui su jook on otsas. Nad mäletavad, millist vett või jooki sa soovid, kui oled seda vaid korra maininud. Ja nad oskavad tunnetada, kas soovid vestelda või tahad lihtsalt üksi olla. Isegi istme voodiks muutmine tehakse väga hoolikalt. Kui reisija on tualetis, siis nemad teevad voodi korda. Kui tagasi tuled, on voodi juba valmis. Tekk on ootamas. Salongis on valgus juba hämaramaks keeratud. Ja sa ei näinudki kogu protsessi. Lihtne, aga väga luksuslik tunne jääb. Ka nende toit on lennunduses tuntud. Nad teevad koostööd tunnustatud restoranide ja kokkadega, et menüüs ühendada Aasia ja lääne maitsed. Ja paljude reisihinnangute kohaselt on Hongkongist väljuvatel lendudel pakutav dimsum üks maailma parimaid lennuki eineid. Nad ei püüa silma paista. Neil pole seda vaja teha, sest Cathay Pacificu jaoks on tõeline luksus ruum, vaikus ja mugavus. 3. koht, Lufthansa esimene klass ja privaatterminal. Paljudel lennufirmadel on luksuslikud istmed, kuid Lufthansa tegi midagi teistsugust. Selle asemel, et ainult kabiini paremaks muuta, muutsid nad ka kogu lennujaama kogemuse. Frankfurdi lennujaamas Saksamaal tegi Lufthansa endale eraldi esimese klassi terminali. Ja see ei ole lihtsalt tavaline ootesaal. See on tõesti täiesti eraldi hoone, mis on mõeldud ainult esimese klassi reisijatele. See tähendab, et mõned Lufthansa reisijad ei pea enam tavalise lennujaama rahvahulgaga koos olema. Kui jõuad terminali, tuleb sulle kohe vastu isiklik assistent. Nemad hoolitsevad sinu registreerimise ja pagasi eest. Ja pärast seda saad hoones sees lõõgastuda, kuni ootad oma lendu. Seal on restoran, baar ja privaatruumid. Ja lennunduse ülevaadete kohaselt on sees väga vaikne ja eksklusiivne õhkkond. Ka piiri- ja turvakontroll tehakse seal samas. Nii et sul ei ole enam vaja sadade inimestega peaterminalis järjekorras seista. Ja kui sinu lend on valmis, muutub kogemus veelgi erilisemaks. Selle asemel, et minna rahvarohke värava juurde, tuleb sulle järele luksusauto. Mõnikord Porsche, mõnikord Mercedes. Seejärel viiakse sind otse lennukini autoga. Kui liigud mööda lennujaama platsile, tundub see nagu stseen filmist. Samal ajal, kui teised reisijad seisavad järjekorras värava juures, astud sina otse lennuki kõrvale. Ja vastavalt Travel Industry Awardsile on see üks maailma kõrgemini hinnatud esimese klassi maapealseid kogemusi. Sest Lufthansa jaoks ei alga luksus siis, kui sa lennukisse istud. See algab juba siis, kui sa lennujaama saabud. Ja see ongi põhjus, miks mõned reisijad valivad teadlikult Frankfurdi kaudu reisimise. Isegi kui see ei ole kõige kiirem marsruut, sest nad tahavad kogeda kogu Lufthansa esimese klassi terminali elamust. Number 2. JAL Sky Suite First Class, Jaapani Lufthansa. Number 2. JAL Sky Suite First Class Jaapanist. On lennufirmasid, mis näitavad luksust kohe valgustuse, kuldse disaini ja suurte omadustega, aga Japan Airlines on teistsugune klass. Vaiksem, lihtsam, hoolikam. Ja just see teeb nende esimese klassi, mida nimetatakse JAL Sky Suite'iks, eriliseks. Japan Airlines sattus ka varem tõsisesse kriisi. Aastal 2010 esitas see pankrotikaitse avalduse pärast tohututesse võlgadesse sattumist. Aga pärast ümberkorraldamist tuli lennufirma tagasi ja sai taas üheks kõige austatumaks lennufirmaks Aasias. Seega on nende Sky Suite justkui uue JAL-i sümbol. Mitte lärmakas, mitte uhkeldav, aga väga viimistletud. Boeing 777 pardal on avar esimese klassi iste, mis muutub täielikult lamedaks voodiks. On puidustiilis paneelid, on pehme nahk, on privaatsuse vahesein, on suur isiklik ekraan. Ja on voodipesu, mis on tehtud selleks, et pikkadel lendudel oleks mugavam magada. See ei näe välja nagu peotuba taevas. Pigem meenutab see vaikset Jaapani privaatruumi. Puhas, korras ja silmale ei jää midagi ette. Aga kõige tugevam külg Japan Airlinesi esimeses klassis on toit. Eriti just Jaapani menüü. Siin näed, kui tõsiselt Jaapan toitu ja teenindust võtab. Toitu ei panda lihtsalt kandikule. Rood valitakse vastavalt aastaajale. Kevadel on menüü kergem ja värskem. Suvel on toidud jahedamad ja värskendavamad. Sügisel tulevad rohkem esile seened ja soojad maitsed. Talvel sobivad rohkem supid, juurviljad ja toilud, mis täidavad kõhtu ja soojendavad keha. Nagu nad ei pakuks lihtsalt süüa. Nad jutustavad Jaapani aastaaegadest iga taldrikuga. On sashimi, riis, supp,
ja väikesed hoolikalt paigutatud road. Isegi kausid ja taldrikud valitakse nii, et need sobiksid toidu värvi ja välimusega. Teistes lennufirmades tähendab luksus seda, kui kallid on nõud. Japan Airlinesis tähendab luksus seda, kui hoolikalt on iga detail valitud. Ja nagu ka Annas, on siin tugev omotenashi idee. See tähendab, et sind ei teenindata lihtsalt niisama. Sind hoolitsetakse sinu eest hästi, isegi kui sa pole veel abi küsinud. Kui vajad vett, märkavad nad seda. Kui soovid puhata, ei sega nad sind. Kui on vaja su voodid korda teha, teevad nad seda vaikselt ja korralikult. Seetõttu ei tundu teenindus koormav. Pole sellist tunnet, et keegi kogu aeg jälgib sind. Kõik on justkui juba ette valmis seatud, et sa ei peaks stressama. Ja enne lendu on Tokyos Haneda lennujaamas olemas ka Sakura First Class Lounge. Juba seal tunned sa jalli stiili ära. Pole vaja liigset lärmi, pole vaja olla liiga silmatorkav. Oluline on, et eesmärk oleks selge. Muuda kogu reis kergeks, vaikseks ja korralikuks. Number 1. Miks tunduvad lennukid nüüd nagu hotellid? Paljud inimesed ütlevad, et lennunduse kuldaeg oli 60-ndatel. See oli aeg, mil kanti elegantseid riideid, lennukis serveeriti steike ja reisijad nägid välja nagu vanas filmis. Aga kui lähemalt vaadata, siis enamiku jaoks polnud see kogemus sugugi nii ilus. Piletid olid kallid, mootorid olid mürarikkad, salongis suitsetati palju, kaasaegset meelelahutust polnud ja mugavus oli praegusega võrreldes väga kehv. Seega, kui rääkida luksuslikust lendamisest, siis on tugevam argument, et just praegu on tõeline kuldaeg. Tänapäeval on lennufirma, mille lennukis on isegi privaatkorter. Pilvede kohal lennates saab duši all käia. Liinilennul on olemas ka 2 inimese voodi. Äriklass on nagu esimene klass. On lennufirma, kes on ehitanud oma terminali ainult kõige kõrgema klassi reisijatele. Jaapani lennufirmad on muutnud kogu lennu nagu peene restorani ja privaatse hotellitoa kogemuseks. See pole enam ainult istekoha küsimus. Võistlus käib kogu elamuse peale. Alates lennujaama ootesaalist, registreerimisest, turvakontrollist, pardale minekust, toidust, unest, teenindusest kuni sihtkohta jõudmiseni välja. Ja põhjus, miks lennufirmad selliste salongiklasside peale nii palju kulutavad, on lihtne. Premium-klassi reisijad toovad suurt tulu. Lennundustööstuse aruannete kohaselt kasvab äriklassi ja esimese klassi roll paljude lennufirmade tuludes. Lennuki eesosas on vähem reisijaid, kuid nende piletihind on palju kõrgem. Seetõttu võivad mõned premium-kohad tuua sisse sama palju tulu, kui paljud turistiklassi kohad kokku. Lennufirmad ei tee seda lihtsalt heast südamest. Nad teevad seda, sest see on äri. Kui nad saavad lojaalsed premium-reisijad, on see kogu lennufirma tegevusele suur kasu. Seetõttu jätkub ka konkurents. Mõni lennufirma teeb voodi mugavamaks. Mõni lennufirma teeb privaatsusukse suuremaks. Mõni lennufirma teeb toidu paremaks. Mõni lennufirma teeb lounge'i mugavamaks. Mõni lennufirma muudab teenuse vaiksemaks ja isiklikumaks. Ja mida rohkem on arvustusi, reisivlogijaid ja sotsiaalmeediat, seda kõrgemaks muutuvad reisijate ootused. Esimene klass, mis oli veel mõned aastad tagasi väga hea, võib tunduda vananenud, kui konkurent toob turule uue toote. Seetõttu tundub luksuslik lennundus praegu nagu relvastumisvõistlus. Aga relvatasemel käib võistlus voodite, privaatsuse, toidu, duši, lounge'i ja teeninduse pärast. Ja seetõttu kogevad maksejõulised reisijad kõige mugavamat lendamise kogemust, mis on kommertslennunduse ajaloos kunagi loodud. Varem oli lennuk lihtsalt vahend teise riiki jõudmiseks. Aga tänapäeva kõige rikkamate reisijate jaoks on lennureis ise muutunud sihtkohaks.